kui vaatad lillesi, nad õitsevad, närtsivad, surevad, kuid siiski nad valitsevad, on jumalad. See on Mägi kirja pandud siis, et ta oli siuke ikka kõva filosoof ja luges Nietzschet ja asju, on ju. Aga samal ajal on siin jah, siuksed asjad ka, et võtta, mis mul meelde jäi sealt, et ta vist Peterburis kohtus mingisuguse rikka daamiga ja rikas daam ütles talle, et meie astroloogiline sobivus on fantastiline. Ja siis Mägile vist tundus ka, et see teema nagu läheb peale. No see on jah selline asi, et ta reisis hästi palju ja lähim koht, kus selline teema võiski nagu väga olla tol ajal nagu ühiskonnas juba sees, oligi siis Peterburi, ma arvan, et selle kohta nagu otseseid vihjeid isegi säilinud ei ole, aga nii palju, kui ma nüüd uurinud olen, et siis võib iga suht kindlalt oletada, et kuna tema esimene pikem välisreis oli Peterburi, et siis sealt kuskilt ta selle nakkuse nagu sai. No see on üldse millegipärast just Venemaal on a la siuksed veits esoteerilised praktikad on kuidagi hästi tuntud, et seal on igal nagu veits kõvemal ärimehel on oma isiklik astroloog ja hiromant ja mis iganes on ju, et käivad kogu aeg kaarte panemas ja vaatamas on ju. Aga mis tüüp see Mägi oli siis, et sa oled öelnud, et ta oli nagu vastand põhimõtteliselt Pärdile on ju, aga nagu kui sa kokkuvõtvalt natuke räägid, et mis elu see Mägi elas ja mis tüüp ta oli? Seda suri 46 aastaselt, see mul jäi meelde, et suht lühike, aga värvirikas elu oli tal. Ta oli selline, võiks öelda see impulsiivne oma iseloomult või loomult. Haridust tal praktiliselt ei olnud, selles mõttes oli nagu huvitav, et tegelikult ta nagu haris ennast ise läbi siis oma sõprade võib-olla isegi sõpruskonna, et tal tekkis selline kultuuri nagu sõpruskond läbi selle kunstihuvi ja siis millest siis need sõbrad olid mõjutatud, siis tema sai ka nagu mõjutatud, et Jaan Koort, kellest oli korterikaaslane tal vahepeal, et luges Nietzschet ja siis sealt ilmselt tuli ta see Nietzsche huvidele näiteks. Ja see on huvitav, et tüüp, kellel ei ole ju 9 klassi haridustki vist, loeb Nietzschet. Tal ametlik haridus, nii palju kui ma aru sain, on 6 kuud üldse kokku kõik. Et see on põhihariduses kuskil selles faasis. Nietzscheks täpselt piisab. Et tema kirju lugeda, et siis tegelikult kirjavigu on paljudel, et õige kirja nagu on aru saada, et tal ei ole sellist nagu formaalselt nagu kirjaharidust. Ja ta paneb mingit võõrkeelt, paneb ka sinna sekka, aga mõtteväljendus on suht nagu selge ja loogiline tegelikult, et kui ta midagi soovib nagu öelda, siis sellega saab väga hästi hakkama. Ja ütleme, need reisid siis teda transformeerisid, ma arvan kõvasti ikkagi, et Peterburi, siis hiljem Norra, Pariis, Soome ja jällegi üpris vähe nagu on teada, mis ta seal tegi, kellega kohtus, välja arvatud siis tema endagi kirjad, mis on nagu sellised väga konkreetsed infoallikad ja need samad August Vesanto kirjad, mis on siis saadetud eri kohtadest Soome siis minu meelest. Kus ta siis kirjeldab enda otsinguid. Ja need otsingud olid siis tegelikult enne seda, kui ta leidis oma selle maali kunstikeele. Tal olid hästi tugevad sellised kunstilised ideed ja see sama jutt näiteks lillede jumalikkusest, et see oli enne seda, kui ta oli leidnud selle, mida ta tegelikult elus teha tahab. See oli nagu idee tasandil, ta nagu arenes kuidagi küpses vaikselt. Ja ta tahtis algus olla skulptuuri nagu tegija, et ta oli selline Koort näiteks oli üks ta eeskujusi võib-olla siis, et kes siis tegi nagu skulptuuri ja siis ta nagu tema nagu sellises edus nagu kuidagi võib-olla üritas siis ka Peterburis üritas õppida skulptuuri aga see kuidagi ei läinud tal ja tal sellist formaalset kunstiharidust ka ei tekkinud. Ta üritas igal pool midagi saada sisse akadeemiatesse, aga ei õnnestunud
ja noh, siuksed hästi lünklikud nagu siuksed perioodid on tal, kus ta nagu õppis mingisugust kunstilist nagu haridust. aga mis aastaselt või millal ta üldse siis maalima hakkas? Et seal sarjas oli, et mingi a la 30-ndates olles. Et ta siis 30-ndate keskel siis Triigiga koos oli Ahvenamaal ja noh, see oli üks järjekordne reis lihtsalt ja siis ta oli hästi palju Triigist mõjutatud läbi elu mingil viisil. Ja seal ta siis nägi, kuidas see Triig seal maalis ja Triig siis nagu väidetavalt siis ka nagu õhutas teda natuke seal katsetama ja seal ta siis tegelikult esimest korda hakkas maalima. Ja kuskil võib-olla sealgi see pööre nagu toimus, et ta sai aru, et skulptuur võib-olla ei ole päris tema teema, kuigi ta oli praktiliselt 10 aastat juba seda rida nagu ajanud, et üritas nagu saada skulptuuritegijaks, üks suureks tuntuks tüübiks. Aga jah, siis see pööre nagu toimus ära ja siis ta hiljem oli Norras sellises nagu natuke sunnitud üksinduses. Et tal ei olnud kuskile minna sealt, raha ei olnud, sõbrad olid läinud, keelt praktiliselt ei osanud ja siis see oli mingi 2-aastane, võib-olla isegi peaaegu 3-aastane periood, kus ta siis lihtsalt seal nagu põhimõtteliselt nagu vireles, aga samal ajal tohutult palju nagu maalis. Et kuskilt sai mingid tarbed ikkagi ja siis lihtsalt käis seda Norrat seal igal pool maalimas seal Oslo läheduses ja see ongi nagu siuke kunstiline plahvatus toimus nagu siis ütleme Norras, kust on siis pärit tema esimesed siuksed kõige tuntumad, mitte kõige tuntumad, aga tuntud maalid siis. Jah, siin tulebki välja tema seda eluteed lugedes, et siukest nälga ja virelust tuli ikka kannatada kõvasti ja tol ajal oligi see kuidagi võib-olla teistmoodi, et siin on ta hästi välja toonud selle, et kui ta sinna Norrasse jõudis, et nagu et ta oli nii vaene, et polnud isegi raha nagu minema minna siit, et siis ta oligi selles sunnitud olukorras ja ma ei kujuta ette, mis ta seal tegi, et kui ta tahtis saada skulptoriks, siis ma mõtlesin ka, et äkki nagu maalitarbed on äkki siis odavamad kui on ja kui mingisugust suurt skulptuuri hakata tegema, et nagu praktilised põhjused sellele, et miks ta siis maalima hakkas või oli see jah, siis see Triig, kui sa Triigist rääkisid, et tema on siis see Nikolai Triig, kes ongi selle kuulsa portreel on siis Konrad Mägi on ju külmetava kunstniku portree, et seda maali kindlasti, ma teadsin ise ka varem, et seda paljud teavad, see on siin raamatu kaanel ka, aga ütleme, kui ta seal 3 aastat ära maalis, kas Mägi elu oli selline, mis ikkagi nagu, kas ta leidis oma tunnustuse ja raha ja kõik see, mis ta nagu väärt oli, kas ta leidis selle oma elu ajal või kuidas tal sellega läks? Võib öelda, et viimase võib-olla siis 7-8 aasta jooksul oma elust omas ta mingisugust tunnustust ja seda siis peamiselt Eestis, et tema nagu püüdlus oli tegelikult saada kuulsaks välismaal, Pariisis oli tema unistus saada kuulsaks, et olla seal Pariisi salongis kuskil teiste kuulsate tolleaegset kunstnikega, Aga miks ta sealt Pariisist siis ära läks, kui ta seal nagu oli? See on üks suuremaid küsimusi tema elus ja kuna seal vastust ei ole, et siis ma jätan selle küsimuse nagu siin raamatus ka õhku. Et seda me ei tea, maailmasõda algas umbes tol ajal, et võib-olla see võis üks põhjus olla. Tervis oli tal kehv, äkki tuli lihtsalt tervist parandama. Võib-olla raha ei olnud. Lihtsalt ei saanud hakkama sellelt ilma rahat, et Eestis on nüüd paremad võimalused äkki. Eesti esu.